Meil on nüüd aeg tänase päeva viimaseks aruteluks ja see viimane arutelu on mõneti võib-olla teistsugune kui eelmised olid, sest mul on tunne, et me saame nüüd järgmised 50 minutit rohkem rääkida sellest, kuidas on ja vähem rääkida sellest, kuidas peaks olema. Ehk meil on kaks praktikut siin minuga istumas ja me räägime Ukraina sõjast. Me räägime sellest, et mõlemad inimesed, kellega ma siin täna vestlema hakkan, praktiliselt iga päev kirjutavad Facebooki ülevaateid sellest, mis toimus viimase ööpäeva jooksul Ukraina sõjas. Kes kus tulistas, kus suunas, kus midagi lendas, millise linna all midagi tehakse, kas ukrainlased taanduvad või tungivad peale, kas venelastele õnnestus see või ebaõnnestus too. Ja Eestis on palju inimesi, ma arvan, tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes ärkavad igal hommikul, esimese asjana võtavad kätte telefoni ja otsivad üles kas Igor Taro või Rainer Saksa postituse, et näha, kas Ukraina veel püsib. Igor Taro on meie üks tänastest külalistest. Tere, Igor. Tervist. Ja muidugi Rainer Saks tema kõrval. Tere. Tere. Kas te ise teate umbes, kui suur see teie iga hommikune publik võiks olla või millise suurusjärguga seda hinnata? Võib aimata. No, käi välja. Kui puhtalt võtta Facebooki kanal, siis ütleme 50 000 pluss tõenäoliselt on see hulk, kes nagu näeb seda postitust. See, kes kui palju neid nagu loeb, et see on kindlasti vähem. Plus Delfi ja Postimees panevad seda ka veel üles. Delfi ja Postimees tegelikkuses need võimendavad ikkagi päris korralikult. Nii et ma arvan, et igapäevane võib sul olla selline 100-200 000 näiteks või? No jah, võib küll olla, et enam-vähem kõik inimesed, kes interneti lahti teevad päeva jooksul, Eesti seda internetitarbija käitumist arvestades tõenäoliselt nad näevad mingit pealkirja korraks. Aga see arvutusvalem Facebookis on kogemuslikult kujunenud, et umbes, ma tean, et ühe laigi kohta on kusagil siis 50-100 inimest, kes pärast tänu võrgustikule siis see levib, näevad seda. Rainer, mis sinu statistikaga oled mõelnud või vaadanud? Minu postitused meedias ei retransleerita, ütleme siis niimoodi, aga on inimesed, kes seda jagavad jälle omakorda, ma ei tea, ma ei oska öelda, aga ma arvan, et kas seal tuhandetest kuni 10 000 võib see olla, pole õrna aimugi. Inimestel on palju küsimusi, ma vaatan aega, et sinu postituste all ka, Igor, küsitakse, et kaua sul kulub aega ühe selle tegemiseks, mis kell sa seda teed, et nad ilmuvad sul ka umbes keset tööd ja mina olen isegi mõelnud, et kas sa oled üldse Eestis või et äkki sa oledki mingis ajatsoonis, kus sul on nagu mugav seda pärastlõunal nagu kirjutada, et ma küsiks mõlema teie käest, ma alustan sinust, Igor, et räägi oma see tsükkel nagu lahti, et mis kell sa hakkad tegelema sellega, mis kell see valmis saab? 4 tundi umbes läheb ja täna lõpetasin hommikul kell 5. Ja nüüd sa oled juba Tallinnas. Sain 3 tundi magada ja siis panin kohe siia. Aga üldiselt liiga vara ei saa tegema hakata, kui teed päeva kokkuvõtet, eks ole, et ma olen üsna õnnelik, kui ma saan kell 10 õhtul tegema hakata ja siis ma niimoodi 1-2 ajal lõpetan. Et siis on see täiesti normaalne tsükkel. Ja sellest umbes 4 tunnist, tund võtab nagu kirjutamine, selle teksti nagu kirjapanek ja eelnev aeg on see infovoo vaatamine, pärast on, siis tekib mingi pilt, siis on mingi valideerimine, kaardi peal noolekeste nihutamine ja siis tulebki kokku 4 tundi. Et sa oled ise selline reporter, kirjutaja, korrektor, toimetaja ja ka illustraator. Ja mitte eriti korrektor, ma arvan, et seal on päris palju tähevigu vahepeal hommikuti, et ma mõnikord võtan pärast lahti, parandan ära, aga alati kõik ei jõua. Aga sa hakkad, siis ma saan aru, kirjutama kuskil hilisõhtul või isegi kesköö ajal? Nagu ma ütlesin, et ütleme 10 ajal on juba okei hakata, sellepärast, et mingil hetkel tulevad need Ukraina peastaabi kokkuvõtted seal pärast kella 7 õhtul, siis võib veel midagi juhtuda. Ja siis tuleb vaadata ka teisi kanaleid, kus veel mingisuguseid kokkuvõtteid või asju tehakse, et natuke valideerida, kindlaks teha, et midagi vahele ei jää. Rainer, mis sinu tsükkel on? Töötate paralleelselt samal ajal öösiti? Mitte päris, et
üldiselt ma ei tahagi sisu poolest Igoriga konkureerida, ma loen Igori neid ülevaateid ka, see aga korrektse lähenemisega väga metoodiline, selles mõttes mulle väga meeldib ja väga abiks teinekord asjade mõistmisel, mille kohta ise infot ei ole suutnud leida. Aga ma üritan mitte neid minna sama teed nagu sinul on üks, et külade ja nende nimetamine, ma katsun rohkem nagu üldistada mingites muudes vaadetes, et siis on ka lugejal nagu võib-olla võimalus seda, kes loevad mõlemat, et ei oleks üks ja sama tekst. Aga see ei ole ka päris nii eesmärk, ma ei ole üldse nagu, sina oled kõva reserv, sõduri võitleja, mina nagu päris põllu peal võitlemas ei käi, et selles mõttes ongi meie lähenemine natuke erinev, minu taust on teistsugune. Nii et mul võtab õhtul kogun info, nii-öelda teen endale mustandi oma peas valmis, natuke seedin, hommikul vaatan üle, et ega midagi ei ole hakanud minema täiesti teises suunas. Ja siis ma kipun hommikuti kirjutama. Ma olen rohkem selline hommikuse kirjutamise inimene. Me oleme sissejuhatuse ära teinud selles osas, et mis kell, kui kaua, kuidas te jaksate. Ja me räägime edasi sellest, kust see info tuleb, kui palju te saate uskuda seda, eks palju on seda sõjaudu, kuidas seda ära tunda ja üldse, kuidas see propagandamasin nagu töötab. Aga meil on selleks üks klipp ja me selle klipi võime praegu ära vaadata ja siis arutame edasi. Tere, head vaatajad! Olen sõltumatu uudistest püstorreporter Kait Kall ja täna teeme väikse Vox Populi, kas inimesed on valeinfo ohvriks langenud. Tervist, et selline küsimus, et kas olete kuidagi valeinfo ohvriks langenud? Olen küll ja tavaliselt on need Facebookis mingid sellised libauudised, mis ringi käivad ja kõik jagavad. Olen näinud, aga ise ei ole langenud. Olen näinud juhtumeid. Mida me nüüd valeinfo all mõtleme? Selle viimase popi kirja sain minagi, kus paluti videot vaadata. Aga ma ei mäletanud peast oma paroole õnneks ja lahti ma seda ei teinud. No praegu ei tule meelde kohe, aga kindlasti olen, jah. Ei tule praegu ette, aga võib olla. Ega ei ole niimoodi otseselt. Ei. No juhtub ikka, jah. Ikka juhtub. Mul on nagu, vabandust, mul takso varsti tuleb, mul on nagu raske seda kommenteerida, ma eriti palju ei loe uudiseid. Ma ikkagi olen rohkem Facebooki inimene, aga ma arvan, et mitte. Ma ikka mõtlen oma peaga. Pean tõdema, et ma tegelikult eriti ei loe uudiseid. Ma naudin niisugune koopame elu, et vist nagu mitte. On ikka kunagi ette tulnud. Ise ohvriks ei ole langenud, aga uudiseid vaadates osad jäävad niisugused valed muljed. Vale ei ole, kõike usun. Mida arvate sellest, et käibemaksu tahetakse tõsta toiduainetel 30% peale, et see läbi rikastelt ära võtta, et just vaestele jälle toetusteks jagada? No kuna ma olen see vaene, siis mulle meeldib see mõte vist. No, see oleks väga hea tegelikult, aga ma ei usu, et see läbi läheks, nii et ma ei usu, et see uudis on päris uudis. Mida kõige rohkem ise loete üldse? Mis väljaandeid või mis meediat tarbite? Ma ei loegi, ma neid ise kirjutangi. Aitäh teile! Aga võib-olla on asi lihtsalt selles, et see valeinfo on nii varjatud, sest seda ju kõik teavad, et seda liigub palju, kas siis lihtsalt ongi see, et kusagil on need inimesed, kes satuvad selle ohvriks, aga meie ja teie ei ole umbes üks nende hulgast? Mina arvan, et inimesed, kes on keskmisest teadlikumad interneti ja selle siis sealt tuleva informatsiooni kasutamises, suudavad selle iseenda jaoks välja filtreerida. Enamjaolt on ohvrid ikkagi vanemaealised, kes siis lihtsalt ei tea, kuidas kasutada ja kust saada üldse informatsiooni, mis on adekvaatne. Tõsi on ka, eks ju, inimesi, kes vaatavad ainult telerit, siis see sõltub sellest jälle, et mis kanalit sa vaatad. Et kui sa ikkagi vaatad sellist kanalit, kuidas öelda, mille toimetus pärinebki mõnest riigist, mis ei ole sõbralik, siis see on juba tema enda valik. Aga põhimõtteliselt mina ütlen seda, et kui inimesed on interneti teadlikud, sest et enamalt tuleb valeinfot internetist, sest et seda on kõige soodsam sealt oota minu arvates. Kui sa oled teadlik, siis sa ei lähe lõksu. Mina olen Kait Kall sõltumatu uudistest. Aitäh kuulamast ja vaatamast! Need on ülevaateid ja otsite seda infot, eks, mis siis toimus eelmisel päeval. Ma võiks küsida, et kas te näete seal valeinfot
aga ma pigem küsin natuke niipidi, et kas nüüd see tõesti infot nagu liigub selle kohta, mis seal nagu parasjagu toimub. Sest ma kujutan ette, et soov esitada sündmusi nii nagu sobilik on mõlemal poolel väga suur ja mitte mingit iseseisva kontrolli nagu võimalust ju tegelikult ei ole. Või on? Ma ei tea, Rainer, kas on tõesti infot üldse olemas? Kas see on tõsi, mida sa kirjutad? On ikka. Mina püüan. ma tahan, et oleks tõsi, mis ma kirjutan. No, ma ei tahaks valega vahele jääda, aga see ei tähenda, et ma ei eksi. No ikka eksida. Ja see ongi suur vahet, kas sa eksid tahtlikult või valetad siis ehk või siis nagu hindad midagi valesti, eks ju, see on nagu kaks ise asja. Ukraina puhul on lihtne minu arvates, mis puudutab Ukraina riiki, siis Ukraina riik on valinud nagu selle põhimõttelise lähenemise, mida tavaliselt kõik avatud ja demokraatlikud riigid peavad tegema. Valetada ei tohi. Teadlikult valetada ei tohi. Neil on üldiselt selline põhimõte, et see on natukene pikem lugu, ma ei taha nagu seda eetriaega nagu sellega täis rääkida, aga laias laastus nad on võtnud sellise lähenemise, et kui nad ei saa rääkida, siis nad ei räägi, aga nad ei hakka valetama. Nüüd tekib küsimus nagu vastaspoole eksitamisest, et kas nagu seda Ukraina kommunikatsioonis teeb ja nüüd need viimased Severodonetski sündmused siin näitavad, et nad nagu võivad natukene eksitada, aga nad ka seal juures päriselt ei valeta. Nii et selles mõttes on nagu lihtne. Vene poole häda ongi nüüd nagu selles, et kuna nad on teadlikult valinud sellise valetamise, valeinfo levitamise ja vastase totaalse eksitamise, siis nad on hakanud sattuma või nad ongi sattunud olukorda, kus ka see juhtum, kui nad nagu üritavad tõde edastada, ei leia nagu uskumist. Nii et nad on oma usaldusväärse kaotanud täielikult ja see on tegelikult neid komplitseerinud ka selle sõja seletamisel oma enda publikule. Kas nad ise saavad aru kogu selle valetamise keskel, et mis on tõsi, mis ei ole? Et lõppude lõpuks ka Vene ametnikud, poliitikud, ma ei tea, olulised inimesed vaatavad ka neid uudiseid. Siin ongi see lugu, et kui sa juba lähed valetamise ja eksitamise teed, see hakkab haarama sind kõiki sinu seda päris lähedast ringkonda, kes tegelikult selle eksitamisest võib-olla ise genereerib. Et see mis on tegelik asjade seis, kipub nagu häguseks muutuma või siis nagu muutuma isegi täiesti arusaamatuks. Ja Ukraina pool on tegelikult vist tänu sellele teinud ka ühe otsuse, et nad ei avalda sellist operatiivset asjade seisu rindel just selle tõttu, et väga paljude Venemaa ametiasutuste jaoks võib-olla see Ukraina info oligi see kõige ainumas relevantne infoallikas. Sealt nad said teada, mis päriselt toimub. Et nad said aru, et see oma pool valetab, ei saa uskuda ja selle tõttu kasutasid vastaspoole infot. Et see ei ole nagu nii ühemõtteliselt kuskil kirja pandud, aga nii olen mina sellest aru saanud. Igor, kuidas sina seda sõjaudu ja oma tulemuste ilustamise asja vaatad? No me tegelikult seda klippi vaadates vist jõudsime ühele arvamusele, et internetiga on siin vähe pistmist, et internet on lihtsalt üks kanal ja see ei ole otseselt internetiga seotud nähtus ja selles mõttes oli suurepärane see näide, kus oli see käibemaksu küsimus, kus oli kohe 2 valet sees vähemalt. Et kas on või ei ole, jah, tõepoolest, et Ukraina sellised peastaabi teated on väga üldised ja tõenäoliselt seal ongi oma teatud eesmärk ja nad on iseenesest ka markeerinud, et on teatud asju, mida nad väga täpselt, väga detailides ei räägi või räägivad natukene hiljem. Nüüd Venemaaga on tõesti juhtunud see tõenäoliselt algusest peale, et nad on ise oma sellest valeinfost ja propagandast nii haaratud olnud, ehk siis põhiotsustaja tegelikult tõenäoliselt ongi oma strateegilises otsustamises lähtunud sellest. Vaatab kodus telekat. No just nimelt, et me siin kõik nagu oleme imestanud, et miks ta tegi nii vale strateegilise otsuse, et ükskõik kuidas sa nagu hindad, kõige lihtsam on hinnata selle järgi, et mis võisid olla tema eesmärgid, kas ta on neid saavutanud, on järjest nagu tegutsenud oma eesmärkidele nagu vastupidises suunas või deklareeritud eesmärkidele vastupidises suunas. Järelikult strateegia oli vale, miks oli vale, oli sellepärast, et ta uskus mingisugust muud infot ja kui sa analüüsid, et kui mina oleks ka sellist infot uskunud, nagu tema genereerib ja räägib, siis tõenäoliselt ma oleks ka niimoodi tegutsenud võib-olla. Et ja kas päris nagu valet on olnud, ma arvan, et minu selle 100+ päevase kogemuse jooksul on olnud üks asi, mille ma läbi lasin ja mis osutus, et see ei olnud nagu õige,
aga seda tegid ka kõik, et selles mõttes ma ei pea nagu... Mis asi see oli, kas sa saad öelda? See oli see teine laevade pommitamise lugu. Aleksandr Grigorovitš, mis oli see dessantlaeva teema, kus ma hoidsin üks päev tagasi vähemalt. Mitmed sõbrad juba jagasid Facebookis, et midagi on veel pihta saanud seal Neptunitega. Ma vaatasin, et ei tea, et kas ikka on. Ja siis ma vaatasin, et kurat, et kõik Ukraina infoagentuurid ja ka need, mida ma enam-vähem nagu usaldan, nemad on ka nüüd selle ära avaldanud, siis ma panen ka kirja. Aga selgus, et ikka ei olnud. Aga see oli tõesti nagu üks ainus juhtum ja kui sa küsid, kas tõde üldse on olemas, tegelikult on võimalik ju sellest saada nagu tagantjärele ka aru, et kas on olemas või ei ole, et kui sündmused ikkagi arenevad ühtepidi, siis sa saad tagantjärele hinnata, et ega need asjad, mis sa oled kirja pannud või mida sa oled arvanud, eks nad peavad ikkagi paika pidama. Aga võtame lihtsa näite, see sama hukkunute arveks. Et iga hommiku ma teen kas või sinu postituse lahti, et siis on seda sulgud selline +200, +100, +300 on ju. Kui palju me seda usaldada saame? Me ei saa seda ju tegelikult ka kontrollida ja me ei saa seda eriti nagu tagantjärgi ka verifitseerida. Kas see oli 300 või oli see 70? No seda küsitakse kogu aeg, et esiteks oluline põhimõte on see, et kuna ma tõesti üritan seekord läheneda metoodilisemalt, kui ma eelmine kord tegin 2014 kuni 2016 teatud põhjustel, siis mingisugused KPI-d peavad olema, mida saaks mõõta arvuliselt. KPI on alati sellise metoodilise lähenemise üks elemente. Andke mulle siis paremad KPI-d, eks ole, et siis ma võtaks need kasutusse. Teine asi on see, et neid on mingil määral selle sõjategevuse algusnädalatel on neid natukene ka verifitseeritud, üritatud siis Briti ja USA luure poolt. Nad võtsid päris suured käärid minu meelest andsid ameeriklased või sinna vahele. Tegelikult väga suured ei olnud. Ütleme, suurusjärgud olid vähem sinna kanti. Et seal oli stiilis, ütleme, 15 000 ja 10 000 olid sellised käärid, et sõltub nagu, kuidas sa hindad, et kas sa hindad suurusjärkudes või sa hindad absoluutarvudes või protsentides. Et ma vaatasin, et okei, et nii väga suured käärid ei olnud, kui ma nüüd võreldan neid numbreid, mida Venemaa pool Ukraina kohta ütleb, et mis on Ukraina poole kaotused. Nad võtavad need Ukraina peastaabi numbrid ja korrutavad 2, mulle tundub, et nende valem on selline. Et need on täiesti selles mõttes ebausutavad. Ja ka kui sa nagu lahingu olukorda vaatad, mis seal tõenäoliselt toimunud on, võttes kogu seda teooriat, mida õpetatakse nii-öelda sõjalises plaanis, siis nad lihtsalt, nad ei ole loogilised, eks ole, et on olemas teatud füüsikaseadused, need kehtivad, puhtalt kas või reeglina, et ründav pool versus kaotav pool või kaitsev pool, et mis need proportsioonid võiksid olla. Ma ütlen, et enam-vähem. Mingisugune suund on enam-vähem, loomulikult ei saa täpselt öelda, et tehnikakaotusi saab suhteliselt täpselt fikseerida. Droonid on neil olemas, mõnikord isegi ruudukestega nagu märgivad ära, kui oli see jõe forsseerimise lugu, siis seal oli ilusti piltidega kõik ära kaardistatud. Inimkaod tõenäoliselt seal on loomulikult hinnanguliselt, keegi neid laipasid seal kokku ei loe, et ei olegi võimalik. Rainer, sina tõid enne sisse selle vahe, et kas valetavad või eksivad, eks, et see on väga suur nagu vahe. Ja kas see oli just eile oli uudistes, vist oli eile või, et sai jälle üks järjekordne kindral surma ja siis Delfi väga kenasti kirjutas, et Ukraina pool on väitnud kogu selle perioodi peale kokku, et hukkunud kindralid on, ma ei tea, 6 või 7 või mis see number oli, aga tegelikult vähemalt 2 tükki neist ilmus hiljem ikkagi nagu välja, eks. Et kas see on, ja seda on võimalik ju vaadata mõlemat pidi, eks, et mingil hetkel see Vene kindralite hukkumine USA-s või Ukrainas oli nagu ukrainlastele sellise nagu enesekindluse võrdkuju, et isegi kindrali tasemes sodiks, et täna lasime ja annab palju jõudu juurde ja seal on võimalik öelda, et nad tegid seda meelega ja seal on võimalik öelda, et ega nad ka ei teadnud, eks ole, et mürsk lendas sinna, midagi lendas õhku, et kes ellu jäi, kes surma sai. Kuidas sa ise hindad seda, et kas see oli, kas sellised asjad üldse, kas keegi eksis või ta tegi seda meelega? Ma arvan, et ma ei saa vastutada kõikide Ukraina inimeste eest, kes seal tegelevad selle meediapildi kokkupaneku ja informatsiooni siis levitamisega.
ja uudiste tootmisega, et see meeskond on väga suured, väga mitmel tasandil, alates nendest seal, kes seal rindepiirkonnas tegutsevad ja sealt neid infoklippe saadavad otse sotsiaalmeediasse kuni siis nendeni, kes siis nagu teevad mingisugust strateegilist sõnumit, panevad kokku ja siis seda levitavad. Üldiselt ma ütleks niimoodi, et ukrainlased nagu meelega väga minu hinnangul nagu selliseid ütleme, valeuudiseid ei ole tahtnud toota, et nad pigem on nagu pärast kahetsenud, kui nad on eksinud ja nad on võimelised ennast korrigeerima. Et on ka juhtunud seda, et mõned niisugused suuremad pläralärajad on pildist ära kadunud. Ka Ukraina ametiisiku poolt, kes olid nagu seal nii-öelda meediastaarid seal sõja esimese 2-3 nädala jooksul või esimese kuu jooksul ja see kõik on ette tulnud, ega ta ei ole mingi ideaalselt toimuv masinavärk, aga minu arust nagu see ongi nagu see nende tugevuse näitamine või demonstratsioon, et nad suudavad ennast parandada ja korrigeerida. Vaatad Vene poolt, eks ju, siis nemad üritavad ilmselgelt valeks osutunud sõnumeid tappa uute valedega ja veel suuremate valedega või siis teha mingit, sa saadki aru, et nad on valetanud, et sellest nad ise aru saavad, nad teevad kannapöörde mingisse teise suunda, panevad mingi järgmise valega minema. Nii et see ongi see suur vahe. Ja mina ei usu, et ukrainlased nagu ka nende kaotuste puhul ja et nad nagu teadlikult valetavad, võib-olla nad alguses läksid pisut hoogu, nüüd nad on pigem nende Vene poole kaotuste väljaütlemisega olnud tagasihoidlikumad ja pigem tuleb sealt vaadata seda suurusjärku, mitte seda absoluutarvu, nagu Igor ütles ka. Ja ma arvan, et see suurusjärk on üsna lähedal tõele. Et see kinnitab kõik nii kaudselt toimuv, et Vene väed ei suuda enam laial rindel peale tungida, kuni ka siis sinnamaale välja, et on ikkagi takkajärgi tulnud need infod välja, mis siis kinnitavad seda, et Ukraina poole hinnangud on ikkagi enam-vähem tööle vastanud. Ütleme näiteks nende Ukraina ametlike allikate tunnustuseks seda, et see sama kuulus laevade pommitamise juhtum ju tegelikult ei tulnud, minu mäletamist mööda, ta ei tulnud peastaabiteadetest kordagi läbi, ega ta ei tulnud ka selle igaõhtuse plära ja Arestovitši suu läbi, kes seal teeb seda heatööd, mudilased laivi YouTube'is iga päev, et olid teatud allikad või teatud kanalid, kes seda nagu ei öelnud välja. Et selles mõttes võib arvata, et jah, et nad on hoidnud ikkagi sellist nagu usaldusväärsuse joont, võib-olla natukene isegi sellist peavoolu meediast mingil määral nagu konservatiivsemalt just. Siin mõni päev tagasi vaatasin Tiit Ennoste tekitas osades eestlastest suurt pahameelt, et Delfis oli ka pealkiri, et Tiit Ennoste koolon, et Eesti meediapilt on Ukraina poole kaldu või midagi sellist, eks. Aga see annab mul võimaluse teie käest küsida, et kas seal Vene poolel on üldse mingit infot, mida võtta, mida te jälgite, millega te arvestate või on nii, nagu ma Rainer jutust on aru saanud, et parem on mitte vaadata, et lihtsalt raiskad aega? Jah, ma jään selle juurde, et olukorras, kus ma töötan üksinda praegu, ma ei suuda seda massi läbi töötada ja kindlasti sealt leiab bitte ja baite, mida saaks kasutada ja kindlasti on ka tegelikult Vene poole informatsioon on see, mis on ikkagi mingi kajastus sellest, mis toimub ja see tervikpilt tekib sellest, kui sa saad aru, kuidas Vene pool seda kajastab. Aga ma ütlen ausalt, mina kasutan seda Vene poole kajastusest arusaamiseks siiski nagu niisuguseid üldistusi, mida vahendatakse, mitte et ma ei hakka nagu jälgima nagu detailselt kõiki neid röökivaid kommentaatoreid. Ja Vene poole blogides ma ei ole ka neid pidevalt jälginud, et nad on väga hektilised ja episoodilised, et mõned tsiteerivad seda Kirkenit, aga see on pigem nagu selline jälle, et ta nagu oma väljaütlemistega praegu nagu siis kinnistab nagu neid Vene poole ebaõnnestumisi, mis on ka jälle selles mõttes tore on, aga ta omakorda ei saa olla mingi väga originaalne allikas. Ja ma arvan, et Vene poole allikad on nagu selles mõttes tõesti hetkel nagu väheväärtuslikud, et kui sa tahad igapäevaselt nagu seda vahendada, mis toimub, siis nad ei kõlba. Küll aga selleks, et nagu teha mingid pikema perioodi üldistusi, on võimalik vaadata, kuidas Vene poole retoorika on muutunud selle aja jooksul. See ka kajastab natukene seda, mis need sündmused endast kujutavad, mis seal toimub, mis see dünaamika on, kuhu poole ta liigub ja ütleme, nüüd see sõda on ajanud Vene poole kommunikatsiooni ikkagi täiesti hulluks.
et enne sõda, ütleme siis veel siin enne aastavahetust ja no sealt oli võimalik palju rohkem välja lugeda ja ka seda, mis nende kavatsused on ja praegu minu arust nagu töötavad väga paljud Vene ametiasutused täiesti pimedalt, et neile antakse mingisugune sõnum ette, nad lihtsalt retransleerivad seda ja iseseisvat nagu sellist niisugust mingisugust huvitavat nüanssi nad sinna lisada ei tohi vist ilmselt isegi. Igor, mis sinu kogemus on, et vaatad Venemaa infoallikaid üldse või ei vaata? Ma alguse poole vaatasin pisut rohkem, kuigi kohe suht esimestel päevadel sain aru, et tuleb vaadata järjest vähem, sellepärast et neid teri oli seal tõesti nagu väga vähe, mida kogu selle sõnniku vahelt leida. Aga üht-teist ikka. Ma isegi mingil hetkel vaatasin, seal oli üks legendaarne YouTuber, kes tegi, aga võib-olla siiamaani teeb neid ka oma igaõhtuseid kaartidega ülevaateid. Mulle Karmo Tüür saatis tema lingi, ütles, näe vaata, et teisel pool teeb üks mees sama asja. Siis ma vaatasin seda meest, mis ta räägib. Mõtlesin, et ta oli päris huvitav. Esimest korda vaatasin imelik info. Siis kuulasin tähelepanelikult, mis ta ütleb, et 3-4 päeva pärast võtame need kotti seal ja need lõigatakse ära, need hävitatakse ja siis 2 nädala pärast on Donbassi rinne kokku kukkunud kõik, et mul on nüüd kindel info olemas. Siis ma vaatasin 4 päeva pärast, siis ma vaatasin 2 nädala pärast, siis ma vaatasin nagu sassida seisu. Vaatasin, et mees ikka ajab ikka täielikku segast ja 2-3 miljonit vaatajat iga õhtu, kõik Vene poole omad kiidavad. Issand, aitäh, et räägite meile tõde, mis tegelikult toimub. Ja kui kerida, siis alati seda tema räägitud nädal aega tagasi ja vaadata, kuidas asjad toimunud on, siis see on väga lihtne valideerida. Kes ajab, nii ei läinud ühesõnaga. Täpselt, et nii ei ole mitte kunagi läinud, et 3 kuud on kulunud ja nii ei ole asjad nagu kulgenud, nii nagu tüüp ennustas, et selles mõttes kogu see lugu, see nagu valideerimise lugu, seal on oma nagu süsteem, et kuidas see, mida sa nagu võtad või mida sa nagu ei võta, et selles mõttes mul on ikkagi nagu varasemast ajakirjanduse taustast ju ka teatud asjad meeles, et kuidas me pidime töötama. Sisse ehitatud skepsis on, eks ole. Ajakirjaniku esimene reaktsioon on, et ega see vist ikka ei ole nii, aga ma lähen kontrollin. No ütleme, et kõige lihtsam viis oli ju see, et 2 sõltumatut allikat pidid sulle mingit asja kinnitama, eks ole. See on nagu üks peamine tööriist. Aga see ei ole Ukraina sõjas võimalik, kui sa rindes midagi lendab, seal ei ole, hea kui seal ükski sõltumatu allikas on, tavaliselt ei ole seda just, ka. Ütleme, et see, mida ma olen suht palju kohanud, et arvatakse, et keegi teine on kinnitanud, kuigi teine on lihtsalt retransleerinud seda nagu algallikat. Aga ma lihtsalt tuletan meelde, mis oli nagu internetiga internetieelse ajakirjanduse üks põhimõte, et sa võisid lähtuda sellest, et 2 sõltumatut võib-olla sulle võõrast allikat kinnitavad. Teine põhimõte oli see, et kui sa saad väga usaldusväärsest kanalist asja, siis kui sul on kui tal on pikk ajalugu, kompetents, keegi võib arvata, et ajakirjanik teeb sulle otsuse kuidagi mustas kastis, aga sul on teatud kriteeriumid, kuidas hindad. Ja 3. meetod, see toimubki sellise triangulatsiooniga, et kas sul on üks tingimus täidetud, kas sul on teine tingimus täidetud ja 3. tingimus on standardhälve. Kui sa jälgid mingit asja, siis su peas sünnib mingi graafik. Asjad kõiguvad umbes sellises vahemikus. Ja kui ma homme loen või keegi jagab sotsiaalmeedias midagi väga-väga suurepärast. 2000 hukkunud. Just, või väga-väga nagu sellist halba, siis see standardhälbest nagu üleminek, see on see, mis peab sul tekitama küsimuse, kuule sinna sisse peaks nagu vaatama rohkem natukene, kui ma tavaliselt vaatan. Et sellise triangulatsiooni meetodiga sa kogu aeg nagu töötad ja see nagu aitab kogu selles infovoos jõuda enam-vähem ikkagi tõepäraseni ja selliste andmeteni, millest on kasu. Ega turunduses on samamoodi, ütleme, kui ma töötan igapäevaselt turunduses, mulle ka näiteks müügiinimesed küsivad, et ma ütlen, et öelge mulle need numbrid või ma näitan teile need numbrid, et need mõjud on tõenäoliselt sellised. Kas me ikka teame, et need numbrid näitavad täpselt seda? See tähendab näiteks, see on seesama paralleel nende KPI-dega.
ma ütlen, aga andke paremad numbrid, et kui teil on paremad või kui me oleme nagu pikalt mingit protsessi jälginud ja me näeme, ütleme, nende numbrite dünaamikat ja arengut, siis ei ole tähtis see, kas see oli nüüd 150 või 120, vaid nagu kas see on olnud sadades, kümnetes, kas on hüpanud nüüd tuhandetesse, et see on nagu tähtis. Teine temaatika, mis me praegu keskendume Ukrainale, et mis seal täpselt Donbassis või kuskil toimub, eks ole, kes liigub edasi, kes liigub tagasi. Paralleelselt on mingisugune infotegevus ikkagi kogu aeg käinud ka Venemaal endal. Eks need on, mäletate, kunagi liikus ringi see isegi mahakirjutus mingisugusest vestlusest Putini punkris, eks. Et ma ei tea, keegi, mis iganes oligarfi, keegi oli seal olnud ja kirjutatud maha. Ja siis oli see mingisugune endine rallisõitja, kes neid KGB või FSB mingisuguseid sisekirju Twitteris lekitas. Ma ei tea, kas tuleb teile tuttav ette või? Oli mingisugune tüüp, kes avalikustas neid, mingi FSB töötaja talle muudkui läkitas sealt seest ja kõik otsiti neid kindralid ja arreteeriti ja siis on kõik need vestlused või uudised sellest, et kas Putin on haige või kellega ta koos reisib või kus ta üldse on või et mingisugune nagu asi, mingi müra, mingi värk seal nagu on. Ma ei tea, kas võib-olla Rainer, sina oskad nagu valgustada seda rohkem, et mis asi see nagu on, et kas see on venelaste mingi infooperatsioon, kas see on mingi isetekkeline asi, kas see on lihtsalt kellegi nagu nali või on see mingi lääne luureagentuuride mõjutus või on see mingi soovmõtlemine või mis asi see on kõik? No, eks sihukestel puhkudel nagu see kõik, mis sa kokku kirjeldasid, eks mitmed asjad saavad siin kokku ja tekibki selline üldpilt, mida siis võid hakata dekonstrueerima ja lahti võtma ja inimesel on alati kerge uskuda, et mingi üks jõud on selle taga, et see teeb asja lihtsamaks. Tegelikult mitte kunagi nii ei ole. Ja Venemaa on ühtepidi selline ühiskond nagu iga teine inimühiskonnale mingit oma põhiiseloomujoontegija. Siis on ta niisugune Vene ühiskond, mis on ainult Vene ühiskonnale omapärane ja oma eripäradega, mida tuleb siis nagu ka arvestada. Ja kuulujutud tekivad igas ühiskonnas ja tegelikult isegi kui nüüd me armastame Venemaast rääkida kui hästi kontrollitud inforuumiga, siis loomulikult on väga kontrollitud ametliku inforuumiga. Seal on väga vähe vaba ajakirjandust ja nii edasi, et niisugused elemente, mis on siis nagu niisuguses avatud ühiskonnas, seal ei pruugi olla. Aga see ei tähenda, et seal ei levi kuulujutud, et inimesed ei levita oma käe peal infot, et need kuskil ei teki. Aeg-ajalt võib mõne sellise infooperatsiooni korraldada nende, ütleme, julgeolekuteenistus on paha öelda. Venemaal on päris tugevalt välja arendatud, see vanasti nimetati neid psühholoogilisteks operatsioonideks või infooperatsioonideks, tänapäeval nimetatakse rohkem strateegiliseks kommunikatsiooniks, maitse asi. Aga selline infooperatsioonide korraldamine on Venemaal nagu väga metoodiline. Ja nad on ikkagi enamasti suunatud nagu teiste ühiskondade riikide vastu, sellepärast, et ka nende sõjadoktriinis on väga tähtsal kohal see, et selles nii nimetatud Gerassimi doktriinis, et vastase kallale sõjaliselt isegi ei minda, kui kontrollita inforuumi. See on nagu esimene tõsine vale käik siis nagu selle Gerassimi doktriini vaates Ukrainas, kus nad läksid sõdima niimoodi, et nad inforuumi tegelikult ei kontrollinud. Aga mina arvan seda, et need Putini tervisejutud ja nii edasi, et siin on ühtepidi on siin soovmõtlemist ja nagu sellises suletud maas ühiskonnas ikkagi tekivad nagu sellised kuulujutud. Nad levivad. Täpselt nagu Põhja-Koreas ja tegelikult ei saa mitte ükski riik isegi niisugune väga kinnine ühiskond, ütleme, ma ei tea, see nagu Korea on, näiteks Põhja-Korea. Ta ei saa toimida ilma, et ta levitab mingisugust informatsiooni ja tuleb aegalt levitada ka mingit pehmemat informatsiooni riigijuhtide eraelu ja selle kohta. Nüüd Putin on sellest tagasi tõmmanud, kui te mäletate, kunagi ta oli hästi tugevalt pildis. Ratsutas hobusega ja hobidega, ütleme siis niimoodi, näidati teda inimesena. See oli väga tark otsus, nagu, et anda talle niisugune tugev inimese dimensioon. Nüüd seda ei tehta. Järelikult selle nüüd tühja koha täidavad siis need kõik võimalikud kuulujutud ja see, et inimesel on tervisega probleem, on kindlasti selge, sest vananenud ja seda on näha, eks, et ta ei ole enam niisuguses heas vormis, nagu ta varem oli. Aga kuna nüüd mingil põhjusel nad on teinud selle rumala otsuse, et nad oma riigijuhi tervisest nagu ei räägi või ei anna selle kohta siis ka piisavalt viited, siis levivad need kuulutud, aga kui te olete nüüd vaadanud viimase 3 päeva jooksul on siis nagu selle kompenseerimiseks korraldatud seal mõned kohtumised, kus Putin räägib. Nii haige ta nüüd ka välja ei näe, et ta kohe hakkaks kokku kukkuma või kuskil opilauale minema. Nii et see võib ka teisik olla, ma olen lugenud.
no saab ikka veel edasi mõelda, aga see on nagu ka selle ühiskonna nõrkus, kuna noh, üldse sellise ühiskonna nõrkus on see, kus ütleme, võimu legitiimsus satub aeg-ajalt kahtluse alla tänu sellele, et noh, demokraatlikus ühiskonnas toimuvad valimised, võim legitimeerib ennast selle läbi uuesti pidevalt see protsess toimub, siis nagu no sellistes süsteemides, kus see valimised on nii-öelda oma läbipaistvuselt ja ausalt pandud kahtluse alla, see legitiimse probleem tekib ja see hakkab tegelikult genereerima siis omakorda nagu selliseid tundlikke kuulujutte, aga no see ei ole ainult Venemaal, vaadake, kuidas lääne meedia on spekuleerinud ühe teise kolmanda nii-öelda riigipeaga, keda võib pidada siis diktaatoriks, et mis tema terviseseisund on ja ehk läheb kiiresti ära ja millegipärast see tavaliselt ei lähe, eks. Ja minu arust läheb tavaliselt vastupidi. Meil on natuke nüüd lõpuni aega. Täitsa praktilise poole pealt ma küsiks, et mida nagu meil Eestil sellest kogu sellest Ukraina situatsioonist kommunikatsiooni mõttes õppida on? No, et üks asi mulle tundub endale täiesti loogiline on see, et internet, et side peab igal juhul jääma püsti. Et see on nagu selline A ja O, eks ole, et sa pead ise saama allapoole suhelda seal oma inimestega ja tegelikult sealt ka info peab nagu välja saama, sest kui ta välja ei saa, siis sa ei ole maailmas pildis ja kui sa ei ole maailmas pildis, siis ole sa NATO liige või ei ole, on ju, et noh, sa oled, kui sa ikka iga õhtul telekas ei ole, siis vahet pole. Teine asi on see, et sul on vaja kogu aeg pakkuda mingit dramaatilist uut infot. Ehk muidu jälle publik tüdineb CNN-is või BBC-s, noh, ja siis tüdinevad poliitikud ja siis on sul jälle nagu jama majas. Aga mis veel, mis see kanalid on, eks? Kas see on Twitter? Kas see on ainult Twitter? Kas see on veel midagi muud? Mis on need teie puht sellised tehnilised õppetunnid? Ma ei tea, Igor. Ma arvan, et kõige tähtsam ei ole see, et pakkuda iga päev mingit väga sellist põhjapanevat ja ägedat infot. Et see, mida ukrainlased on teinud ja see, millele ma viitasin, oli see üks igaõhtune YouTube'i live, on ju, mida teeb ka Ukraina president. Et nad on lihtsalt iga õhtu, iga päev on rahustavalt pildis. Et need mehed, kes YouTube'is igal õhtul räägivad, et nad on omavahel isegi naljatlenud. Noh, nende kohta on hästi palju paroodiaid tehtud, et kuidas nad räägivad enam-vähem ühte ja sama juttu, et kuidas see pilt algab ühtemoodi, siis see küsimus on täpselt selline, noh, räägi, mis siis täna rindel toimus? No ega see midagi erilist ei olnud. Ja noh, praktiliselt see retoorika on nagu selline nagu korduv, mille kohta nad on ise ka eneseiroonilist öelnud, et noh, millest me täna räägime? Kuule, vahet ei ole, et räägime millestki, et inimesed kuulevad häält ja siis nad umbes nagu rahunevad maha, et selline Pavlovi efekt. Et keegi küsis mu käest just hiljuti, et kas on õige, et Ukraina president teeb iga päev avaldusi. Ta vähemalt ühe teeb, võib-olla ma ei tea isegi nagu mitu. Loomulikult on õige, et päris mitu asja ta näitab sellega ära ja see on selline nagu Putini antipood, eks ole. Üks mees, kes on punkris, kelle kohta keegi ei tea, kus tema on. Teine mees on kogu aeg Kiievis vabalt ringi. Tema on täpselt Kiievis kogu aeg rahulikult, teeb tööd, eks ole. Nüüd üleeile ta käis seal isegi rindel, no ikka väga sellises, ma ütleks, et ohtlikus kohas. Jälle päris mitu sõnumit, eks ole. Üks sõnum on see, et hoolib, teine sõnum on see, et järelikult on seal nii kindel olukord, et võis käia seal samas, kus see kindral surma sai, eks ole. Et Vene kindral siis. Just Vene kindral sai surma on ju, ja Ukraina president oli kohal seal kusagil, ma ei tea, kas 10-15 kilomeetri kaugusel. Et jah, need on küll õppetunnid, infokanalid, noh, loomulikult nagu kõik võimalikud, et ega see Muski Starlinkide saatmine tõenäoliselt ei tulnud ju tühja koha pealt, et hoida seda infot üleval. Ja mida, noh, on ju näha, et mida Vene pool on hakanud tegema, ta on hakanud okupeeritud aladel siis kogu seda infotaristut, kommunikatsioonitaristut ju välja lülitama, maha võtma, et see on neid selgelt seganud, et selle peale noh, tasub mõelda, et noh, ukrainlased tegid seal ka oma vastumeetmeid, et läksid siis kesklaine peale raadios, tekitasid mingisuguse kanali, et kellel veel on need raadioaparaadid, mis kesklaine pealt võtavad või kellel on siis olemas mingisugune satipain, kus on võimalik siis ilma kodeerimata mingisugune kanal kätte saada, et see infokanalite palett peab olema võimalikult lai, seal peab olema väga robustseid kanaleid,
noh, ma olen mõelnud näiteks ega meil Eestis kriisijuhtimise mõttes kuni selleni välja, et tegelikkuses võiks olla kokku lepitud, et kui telefonimastid maha lähevad, siis on teil olemas üks külaplats või hoone või koht, kus näiteks iga päev kell 12 tuleb keegi, annab mingisuguse info edasi. Külavanem, kes iganes. See protseduur peab lihtsalt nagu kokku lepitud olema. Noh, seal see mingil määral on kokku lepitud, seda tehakse siis teatud internetikanalite kaudu, kas Twitteri kaudu. Päris vahva oli vaadata sõja esimestest päevadest, et igal üksusel oli oma Twitteri konto, Facebooki leht, eks ole, et mis nad kohe tegid, oli selge süstemaatiliselt seal, ma ei tea, 95. brigaad, seal veel mingisugune üksus, et nad väga süstemaatiliselt sellega tegelesid. Ja siis ilmusid ka need videod, eks, mis on ka, ütleme, lääne või ütleme väljaspool Ukrainat olevale meediale ikkagi eluliselt olulised. Absoluut. Et need jälle sõidavad, tank sõidab siit, eks ole, rakett lendab sealt, jookseme, tulistame. Et see on ikkagi pildimaterjal, mille peal ju muu maailm nagu elab. Üks asi, mis nad suht alguses maha tõmbasid, oli see oma üksuste näitamine. Et oma üksuste näitamine ja tulelöökide purustuste näitamine. Et see keelati vist isegi võib-olla päris seadusandlikult nagu tasemel ära. See võeti vastu eraldi seadus. Täpselt, et kui rakett lendab mingisse hoonesse, mitte keegi seda ei pildista või vähemalt ei levita seda, et vastane ei saaks infot, noh, nii-öelda tulejuhtimise seisukohalt, siin panin 200 meetrit mööda, et nüüd järgmine rakett läheb selle korrektsiooniga, eks ole. Siin see probleem oli tegelikult ka selles, et need vastaspoole agendid, nad kasutasidki ju sedasama, nad varjusid nagu sellisteks aktivistideks ja kodanikuaktivistideks ja siis nagu kui inimesed annavad infot, eks ju, selle kohta, millised purustes, tema saatis seda infot täpselt samamoodi, aga vastaspool siis teadis, et okei, et see on meie siis nii-öelda see päris palgaline nii-öelda vaatleja agent ja siis nad oskasid selle järgi tuld korrigeerida. Ja neid juhtumeid kahjuks oli päris palju ukrainlastel, kus nagu peale sellist sotsiaalmeedia striimi tuli palju täpsem, tuli kohe samasse kohta. Nii et see oli nagu pigem isegi see vastuluuriline aspekt oli, mis neid motiveeris, aga noh, ma võiks siinkohal nagu lühidalt veel nagu täiendada, et ei ole olemas perfektseid infokanaleid, ei ole perfektseid tehnikaid. Infokanalid on lihtsalt erinevale auditooriumile, sellega tuleb arvestada, mis on kättesaadav, seal toimivad erinevad sõnumid ja sul peab olema see kõik rahu ajal nii-öelda selgeks tehtud. Õnneks see sõjaaja kommunikatsioon ei erine liiga palju tavalisest kriisikommunikatsioonist ja nüüd see koroona ja mõned teised nagu sellised kriisid on olnud nagu valitsuse struktuurile nagu päris paras stressitest. Nii et ma usun, et ollakse paremini valmis, kui oldi enne koroonat. Aga ma arvan, et üks asi, mis on nagu suur vahe tavalise igapäevase kommunikatsiooni ja selle riikliku kommunikatsiooni vahel on see, et kriisiolukorras me ei saa vahetada kõneisikuid, me ei saa hakata tegema teisi protseduure, me ei saa hakata üles ehitama uut struktuuri. Järelikult on see küsimus, et kui sinu minister ei ole olnud tavaolukorras kõneisik, siis võib olla kriisiolukorras saab muutuda kõneisik, aga siis ta selgelt ei ole selleks valmis. Ja demokraatlikus ühiskonnas kehtib veel üks põhimõte. Ametnikud saavad olla teatud maani kõneisikud, aga nad ei saa asendada ministrit. Ja võt, nagu sellised momendid on nagu tähtsad, et kui meil on valitsuse liikmed, et siis need valitsuse liikmed saaksid olla ikkagi need põhikõneisikud, et säiliks see poliitiline süsteem ja ta ei muutuks nagu mingisugust teistsuguseks. Sus Ukraina puhul neid kõneisikuid on ka minu arvates vähemasti minu nagu tavalise meediatarbija pilti jõudnud märkimisväärselt vähe. On seal president ise, eks ole, kes aeg-ajalt midagi ütleb, siis on tema see mingisugune nõunik, eks ole, O-tähega, ma ei mäleta ta nime praegu. Ja siis oli veel, ma ei mäleta, kas saab veel kedagi, aga need on tõesti võib-olla ühe käe sõrmedel kokku lugeda, et huvitav, kas see on ka neil teadlik otsus, et nad hoiavadki selle väga väiksena, et jälle tuttav nägu on välismaalane ka vaatab, et see on see tüüp, eks, et nad ei paradeeri sotsiaalminister. No, aga venelastel on üks ainult, see kalasilmadega. Jah, aga me leppisime kokku nendest, me ei saa rääkida. Just, et neil on üldse ainult üks, et selles mõttes Ukrainal on isegi mingisugune variatsioon seal olemas. Jah, siin tekib tegelikult üks tõsine probleem on, et kui kriisikommunikatsioonis üldiselt kehtib selline põhimõte, et kes reageerib, see kommunikeerib. Et ei saa olla nii, et üks teeb ja teine kommunikeerib. Aga seda ei saa vaadata nii-öelda nagu siis sellest, et isikupõhiselt ainult, vaid institutsioonipõhiselt,
Ja noh, Eesti eripära on see, et kui te vaatate nagu mis tahes kriise, siis kipub kogu kommunikatsioon kohe lendama sinna üles peaministri tasandile ja siis sealt seda enam allapoole naljalt ei too. Noh, ajakirjanikud on juba sellised, et kui nad kuhugi on läinud, siis nad sealt enam ära ei lähe. Ja Siseministeeriumil on Eestis on nagu väga hea pikaajaline kogemus ja neil on võib-olla üldse kõige parem, et nad suudavad hoida teatud niisuguseid madalama tasemega selliseid kriisi haldamisi nagu oma kommunikatsiooni tasemel ja kui te mäletate, siis veel 90-ndatel kõik metsatulekahjud läksid kohe peaministri tasandile reageerida. Aga Siseministeerium on suutnud selle nii-öelda kehtestada, et nad suudavad need asjad nüüd hoida nagu oma tasandil. Ja nüüd esimene asi, mida ma ei tea, kas meil on nagu tõsiselt harjutatud, seda võib-olla oskad sina öelda, aga meil on nüüd lõpuks olemas väga suur sõjaline õppus, mis toimub. Lisaks sellele veel nagu niised väiksemad, eks ju, kas seal malevkondades ja nii edasi. Üldiselt ma ei ole näinud, et meie poliitikud nagu selle õppuse kommunikatsioonis osaleksid teistmoodi, kui lihtsalt kiidaksid kaitseväge, aga nagu selles, et nad oleks osa sellest kommunikatsiooniplaanist, ma ei ole nagu näinud. Ja siit võib juba eeldada, et kui nüüd nagu oletagem, et kui peaks kunagi tekkima nagu selline sõjalise ründe oht, siis võib tekkida kohe selline mure, et kaitsevägi ja kaitsestruktuurid võivad tahta instinktiivselt hakata kõik ise kommunikeerima ja see on nagu poliitiliseks kommunikatsiooniks nagu väga palju ruumi pole mõeldud või ei jää. Nii et ma arvan, et mingid sellised momendid, vaadake Ukrainas, kui hästi see on jagatud, poliitikud ei õpeta, vähemalt avalikult, mitte sõjaväelasi, kuidas sõdida, sõjaväelased sõdivad ja poliitikud vastavalt sellele, kuidas sõjaplaan on, korraldavad oma kommunikatsiooni. Ja need on väga tähtsad elemendid, et ma ei tea, kas Eestis on need harjutatud või ei ole. Minu arust mul väga ette ei tule. Ma võiksin teada, kui oleks. Ja, mina ei ole paraku õppusel kommunikatsiooni rollis kunagi käinud. Tegelikult üks nagu seltskond on veel, kuna meil on siin internetipäev, eks ole, et siis me võiks arutada nendest, et mis toimub kindlasti sellises konflikti olukorras, on suur sotsiaalmeedia plahvatus. Eks, ja need on inimesed tänavalt, eks. Minu maja juures, mina seal, eks ole, kõik, kindlasti see tõuseb nagu väga palju. Mis see Ukraina näide selle kohta ütleb? Kas see on nagu tugevus, mida saab riik ära kasutada enda huvides või see on tegelikult probleem, mida tuleb sellises olukorras hakata kuidagi alla suruma ja manageerima? See on väga lihtne vastus on see, et kui tekib paralleelne kommunikatsiooniväli selle osas, mida riik ise korraldab ja see läheb nagu täitsa teises suunas, kui see sõnum, mida riik annab, siis on jaman suur. Ja seda nagu tagasi saada, siis kontrolli all on väga raske. Nii et ma arvan, et riigi ülesanne ei ole niivõrd mitte manipuleerida sotsiaalmeediaga või seda kuidagi takistada või suunata, vaid just nimelt toota ise need relevantsed sõnumid. Me oleme rohkem rääkinud siin praegu tehnikast, aga tegelikult see sõnumi sisu on kõige olulisem. Ja ta peab nagu vastama kodanike ootustele ja seda nimetataksegi tegelikult ju Põhjamaades väga näiteks psühholoogiliseks kaitseks. Et tegelikult see, mida sa kommunikeerid, peab hoidma siin ühiskonda koos, veenma teda, et valitsus toimib ka siis, kui ei lähe kõige paremini või selleks, et plaan on olemas. Ühesõnaga, sul peab olema usku, et sinu valitsus töötab selle nimel ja kaitseb sind, et see kriis oleks nagu lahendatud. No need sõnumid peavad olema sisult sellised, mis inimesi kõnetavad. Et sotsiaalmeedias paljud inimesed, kes ei ole, kes ei tee seda nii-öelda professionaalse tasemelt, oskavad seda tunnetuslikult kuidagi, eks ole, ära arvata. Meil on ülikoolis õpetatud, on olemas 6 kriteeriumi, sa vastad nendele küsimustele ära, nendest peab olema, ma ei tea, kas 4 või 3 näiteks lähevad täppi, siis järelikult see tõenäoliselt kõnetab inimesi. Ja kui me rääkisime enne ka sellest, et Ukraina valitsus on valinud selle tee, et ta ei valeta. Ja miks me võime oletada, et ta eriti ei valeta, ongi selle sotsiaalmeedia ajastu ja iga mehe võimekuse tõttu teha ise live-televisiooni. Sellepärast, et kui ta hakkaks totaalselt valetama, siis ma kipun arvama, et see tuleks väga kiiresti välja. Just nimelt sellepärast, et ka siis, kui üritatakse piirata mingisugust infolevikut, ikkagi on nii paljudel inimestel on ikkagi see nutitelefon olemas, et on võimalik teha pilt, on võimalik teha video, on võimalik minna laivi, et väga keeruline. Et Venemaa olukord praegu on hoopis teistsugune, eks ole, sündmused ei toimu nende pinnal, sündmused toimuvad kuskil eemal, ehk siis Vene ühiskond ei saa kuidagi seest poolt midagi filmida. Aga samas piiratakse ka seda infot, mis tuleb väljastpoolt ja
ja üritatakse ka manipuleerida, et noh, need head näited olid seoses selle raketikandja Moskvaga, kui toodeti mingisugused kaadrid väidetavast meeskonnast, kes oli kusagil platsi peal, kui olid kaadrid nende samade kindralitega, et noh, üritati nagu manipuleerida, et mina näiteks ei ole lõpuni kindel, et see, millest sa rääkisid, need kindralid on elus. Jah, sest seal on ka nagu esitatud küsimusi, et kellega nad seal olid ja mis ajal see oli filmitud, et selles mõttes väga raske on sellises olukorras valitsusel valetada, kui rahval on ka see meediavõim endal käes, mitte ainult meedial. Aga ma siin, vabandust, ma nüüd hüppan korraks vahele, üks oluline võimepuudus, mis Eestis on, mida ma tahaksin nagu juhtida tähelepanu, on tegelikult see, et on vähe abi sellest, kui me kommunikeerime eesti keeles. Et tegelikult selleks, et jõuda maailmameediasse, peaks kommunikeerima minimaalselt inglise keeles, aga kui te vaatate Ukraina kanaleid, siis nad kommunikeerivad ikka väga paljudes maailmakeeltes. Okei, suuruse vahe loeb, ma saan aru, et me ei saa käituda nagu 40 miljonine riik, aga see võime toota operatiivselt ingliskeelseid uudiseid on Eesti valitsuse poole peal väga nõrk. Ja noh, ma ei räägi siin ainult sellest ERR-i putitamisest või et see on nagu see ainukene lahendus ei ole. Riik peab ise olema võimeline tootma neid niisugusel tasemel, et need on kohe kasutatavad. Ja vaadake nüüd kas või ka praeguse kriisi puhul, et me siin võib-olla näeme, et peaminister väga hästi esineb erinevates meediaväljaannetes, see selleks. Aga kirjalikul kujul esitatud või laiali saadetud nagu materjali on tohutult palju vähem. Ja see on väga suur võimelünk. Ja teine on nüüd see, millest Igor siin rääkis praegu just on see, et Ukraina kontekstis me näeme ka neid võltstoodetud videosid, mis on 100 asja küll nagu need näitlejad etendamas seal publikut ja nii edasi. Polügoonil filmitud sõjasseenid, eks ju, linnalahingutest välja ja nii edasi. Selle teatud olukorras me näeme, et võib-olla mingisugused lääne NGO-d nii-öelda tõendavad selle ära, eks ju, et tegemist on valeuudisega. See võtab aega ja nii edasi. Mõned sellised juhtumid võivad olla väga kriitilise tähendusega ja kui meil endal Eesti riigi sees ei ole nagu sellist võimet neid asju analüüsida ja kiiresti tõendada, et see ei vasta tõele, siis me võime kaotada vaatamata sellele, kui hea see meie sõnum on ja mis keelest iganes välja antud ei ole. Ja sa rääkisid siin uudise teksti tootmisest, mina panin tähele tegelikult suhteliselt kiiresti, kui see aktiivne konfliktifaas veebruaris lahti läks, et nad mitte ainult ei tootnud teksti, vaid nad tootsid valmis meeme ja infograafikat. Neil oli ju oma minu meelest mingi peaaegu et ametlik põhi, kus oli kollane taust ja siis sinise või mustaga oli need õhku lastud tankikujutised olid sinna ära toodud ja seda nad kogu aeg uuendasid. Ja see on mingi materjal, mis samamoodi saab hakata nagu ise oma elu elama. Seda on nii lihtne retweetida ja embedida ja mida iganes sellega nagu teha. Et mulle ka tundus, et nad olid mingi osa sellest ikkagi väga kõvasti läbi mõelnud. Ja kahtlemata ja paradoks on selles, et eestlased on käinud nüüd ka päris palju koolitamas nagu nendel teemadel. Mitte küll nagu päris ainult nagu ainukesed koolitajad, siin on kindlasti palju rohkem neid. Aga meil endal, ma väidan, see valmisolek ei ole tegelikult üldse nii hea, kui me teooriast teame, kuidas peaks olema. Meil võib-olla ei ole, et see valmisolek võib-olla ei ole valitsuse liikmete tasemel hetkel nende inimeste seas, kes valitsuses on, aga teatud inimestel see Eestis kindlasti on see teadmine ja selle teemaline nii-öelda praktiline õppus oli aastal 2008 Gruusias. Gruusiale toona pandi ülesse üks inglisekeelne kommunikatsioonikanal, sellepärast et Gruusia enda kanalid minu arust läksid küberrünnakutega, tegelikult läks seal maha päris palju ja siis tehti nii-öelda ühe grupi jutumärkides entusiastide poolt suhteliselt sellisel just platvormi peal, avatud platvormi peal tehti, ma ei mäleta enam, kuidas see nimi oli, see mingi Georgia, mis iganes pandi üks lööv nimi, eks ole, ja tehti sellist uudiste feedi ja infofeedi nagu inglise keeles pidevalt, et selles mõttes seda on ühele riigile tehtud, harjutatud, et ja vaata, kui ammu aega tagasi see oli. Praktiliselt 15 aastat juba. Meil on aeg läbi, ma küsin lõpuküsimuse. Me keegi ei tea, kaua see kestab seal Ukrainas. Homme ta ei lõppe. Nad ise arvavad, et mingi jutt on, et aasta lõpuks on siin rahumajas, aga võib-olla ei ole, võib-olla on mitme aasta pärast. Kaua te teete edasi oma asju, Rainer, sina? Kaua sa teed iga päev? Oled sa mõelnud? Ma nii ei ole mõelnud, aga ma arvan,
et noh, sellisel kujul nagu Venemaa praegu sõda on pidanud, ta ei jaksa seda väga pikalt pidada ja nüüd ongi nagu küsimus on selles, et kas Ukraina nagu noh, kui kiiresti Ukraina suudab ennast kokku võtta ja ma ikka selles mõttes olen nüüd viimasel ajal muutunud tõesti pisut nagu skeptilisemaks, ma arvasin varem, et see ei kesta võib-olla siin üle suve lõppu või noh, midagi taolist. Ma olen ka öelnud, et Venemaa tahab vaherahu. Ma arvan, nad võtaksid hea meelega siin paari nädala pärast mingi vaherahu. Ukrainlased vist ei ole sellega nõus. Aga ma arvan, et ikkagi selle aasta numbri lõpuni võiks proovida pingutada, neid kirjutada, kui vaja. Igor, sina oled tegelikult teinud ju pikemalt. Ma ei tea, kas sa teid ka igapäevaselt kunagi ammu. Krimmi ja nüüd siis 24. veebruari vahel, aga sa ikkagi tegid seda. Ja 2014 kuni 2016 ma tegin, ma arvan, kuskil 1,5 aastat. Iga päev? Ei, ma ei teinud seda iga päev. Ma ei mäleta ka seda, kas ma võib-olla algusfaasis ma tegin iga päev ja see vastavalt sellele otstarbekusele hakkas see graafik nii-öelda harvenema, kuni ta lihtsalt ära vaibus. No ütleme 2016 seal tegelikkuses rindel ju midagi ei toimunud enam, et seal oli kõik niisugune hangunud, et vahepeal lasti siis suurtüki tuld natukene või miinipilde tuld kusagil, et noh, see oli niivõrd väike ja mitte relevantne, et sellised episoodid mul isegi ülevaatused tavaliselt ei mahu. Ma märgin nüüd üles, et seal põhja pool piiri ääres mingisugune asi oli, mõnikord ma isegi unustan kirjutada sellest, et see oli aeg-ajalt tuletan meelde. Et võt see pikaajalise igapäevase jälgimise eelis on see, et sa saad mõttes tagasi kerida mälus, mida räägiti, ütleme, mis meil on praegu juuni algus, eks ole, 1-2 kuud tagasi näiteks. Et mida räägiti 2 kuud tagasi, mida seesama presidendi administratsiooni nõunik Arestovitš rääkis, et kuidas tema hindas või noh, kuidas tema kommunikeeris seda, milline võiks olla võimekus. Ja kui ma toda juttu meenutan ja vaatan seda, mida on Severodonetski kohta kirjutatud, et kui seal asjad ühel hetkel väga halvasti olid, et issand, kui õudne, et seal on nii halvasti. Tegelikkuses ta ütles 2 kuud tagasi, et lähebki väga kriitiliseks, väga keeruliseks läheb. Ja nüüd sõltub sellest välisabist, et kas me saame suuri torusid hakata rindele saatma näiteks mai lõpus või juuni keskpaigas või juuni nagu teises pooles, et sealt hakkab ukrainlaste initsiatiiv tagasi tulema. Nüüd on rääkinud toona ka seda, et selline pöördepunkt võiks tulla augustis. Ja seda ta rääkis 2 kuud tagasi, ütleme. See, mis ta on rääkinud 2 kuud tagasi, on praegu viimastel nädalatel enam-vähem paika pidanud. Et noh, võib-olla on juhus, võib-olla on katkine kell, mis näitas 2 korda päevas on ju õiget aega, aga tundub loogiline. Ja noh, too prognoos, kui me võtame tolle prognoosi, ütleme, et okei, et see on paika pidanud, augusti kuus on mingisugune murrang, hakkab asi nagu teistpidi käima, siis aasta lõpus on lootust. Aga sina oled mõelnud, et sa ikkagi selle igapäevaselt istud ära selle aja ja teed ja kirjutad või mis su plaan on? Ma arvan, et selle igapäevase kirjutamisega on natukene keeruline see aasta lõpuni vastu pidada, et siis noh, ei oska praegu lubada, et tegelikkuses on noh, sisemine sihuke puhtfüüsiline vajadus tõenäoliselt on mingil hetkel teha ka mingit pause. Magada näiteks. Ja näiteks magada või ka see, et õhtul ju tegelikult ei saa ennast päriselt kuidagi lõdvaks lasta või ütleme, et lähed sauna, siis võtad maksimaalselt 2 õlut ja noh, pead jälgima, sellepärast, et pärast seda tuleb veel kirjutada, muidu ei ole see, noh, mõistus ei tööta, eks ole. Ja noh, peab väga päevi planeerima, et see tegelikult natukene paneb piirid. Olgu, aga ongi keeruline lõpetada seda, eks ole, et just küljest ma väga tahaks lõpetada selle sõnadega, et ma soovin, et te enam homsest ei peaks seda kirjutama ja teist küljest ma pean teile ütlema, et ma soovin, et te kirjutate seda veel nii kaua, kui on vaja kirjutada. Aga siis, eks ma arvan, sellise sõnumiga me saame lõpetada ja lõpetame terve tänase oma päeva. Aitäh kõigile, kes olid meiega ja vaatasid meie 3 arutelu või 3 paneeli. Need on kõik ka loomulikult järelvaadatavad, nii et vaadake hiljem, jagage sõpradega, levitage sõna. Ja muidu, ma arvan, kohtume aasta aja pärast.